tulin täna rongiga hoopis garaaži poole, et miljon asja on käes, sest et auto on katki, igapäevaauto. Aga täitsa ilus ilm on rongiga sõitmiseks ja rongiga on hea sõita ka, et erinevalt mingist bussist näiteks, et mis loksub kaua. Rong sõidab kiiresti ja uued rongid on päris head. Aga ma avastasin ka, et miks inimestele meeldib, tähendab Eesti inimestele meeldib musta värvi kanda, et nagu kogu aeg on kõik asjad mudased, nagu, et kui ringi käid siukse ilmaga, ei ole üldse meeldib. Vaata, millega on lõmme lõhn, lõmme lõhn on see grillilõhn, kus on see üks tükk on natuke kärssama läinud. Samasugune lõhn on kogu aeg siin ühel. Nii, ma üritan täna rohkem teha ja vähem rääkida. Aga juba tekkisid paar küsimust siin, et esimene küsimus oli see, et miks ma liivapritsi seda kere või põhja ei vii. Ja mul on plaan see viia, aga ma tahaks ennem ära lappida need suuremad augud. Miks ma tahan niipidisi teha, esiteks on see, et nagu siit on näha juba need lapid, mis on see peale keevitatud ja siit alt ei lähe liivaprits niikuinii puhtaks, et need lapid tuleb ennem ära võtta. Ma meeldiks rohkem, kui ma lapin ta ära ja pärast liivapritsist jääb talle süke kerge struktuur keevitus kohale peale, et seda ei paista välja väga. Ma üritaks hoida nii palju kui saab vana asja alles, sest et tavaliselt need sobivad kõige paremini kokku. Ma tahaks seda võimalikult kiiresti teha ja panna liikuma, et ma saaksin juba see suvi temaga sõita, sellepärast ka kere värvimata praegust. Tähtsad asjad ennem sillad kokku, mehaanine pool kõik korda, järgmine talv või ülejärgmine või mis iganes ajal jõuab võtta selle kere maha ja teha seda kere. Ja teine asi, miks ma ei taha praegust seda liivapritsida, on veel see, et peale liivapritsi on alati see, et ta kiirelt ära katta mingi asjaga, et ta ei hakkaks mädanema, et tuleb nimetatud see välkrooste või siuke, et see on juba sellest, kui õuniiskusega kokku puutub. Ehk siis on see, et tuleks ta ära kruntida. Et ära kruntida, ma tahaks veel käia ta teraserakettaga üle enne seda, kui ma ta ära krundin, sellepärast, et öeldakse, et liivapritsimisel ja mineraali osakesed siia sisse, metalli sisse kinni, tänu mille ta hakkabki kiiremini roostetama. Samamoodi öeldakse veel, et selle vasest teraserakettaga, et sellega üle käia veel, et ennem kui krunditakse, et ma ei näe seal nagu mõtet, et ma krundin ta ära, siis ma puhastan need kohad ära, siis ma keevitan ta ära, puhastan need kohad uuesti ära ja siis alles krundin ära, et siis on jälle kordsalt nagu lisaprotsess, et mul oleks võimalus ka viia ta kuskil ja lasta ta ära teha, maksta sellest raha ja kõik oleks korras, aga ma tahaks seda ise teha, mitte niimoodi, et ma lähen kuskil, kus kõik asjad on olemas, vaid omal käel, niimoodi lihtsalt nokkida, et minu meelest see tegemise protsess on ka nagu hästi lõbus, mitte ainult see lõpptulemus, et kus ta on valmis. Ja pärast ma saan öelda, et ma olen kõik teinud ise nii palju, kui muidugi välja arvatud värvimine, sest seda ma ei taha, et kui mina see teha, võivad ma krundin ta ise ära, et ma selleni ei ole veel jõudnud. Siin on näha ka, et siit ma olen selle pleki pealt maha saanud, et õnneks ei ole mingit korrosioonitõrjet pandud, aga all on teine plekk täitsa olemas, jah, et. Ma enam-vähem vist võtsin välja, kuidas teha need sooned, mis on seal pleki sisse pressitud, et kuidas need teha. Selle ohkudega, mis siin on lihtne, teen lihtsalt sablooni ja saan torniga need lüüa sisse, et aga need on natuke raskemad, aga ma lihtsalt mõtlesin välja. Ma arvan, et ma proovin kiirelt esimese korraga, et kas süsteem on üldse võimalik. käisin korra söömas ja siis otsustasin, et see ei toimi.
ja ma hakkan otsast pihta. See on liiga pehme ikkagi, see puit. Ta peaks metallist olema. Ma lähen metalli otsimas. Võite, kas see on liiga paksa? See on käsipuuriga, ma küll seda ei puuri. Vaatame, mis meil siin pole. Alumiinium. Seda on natuke vähem. See võivad isegi töötaks. See siis peale tegema ka veel mingist asjast. Näiteks sellest. Jah, nii teemegi. Jälle parem. Ja ma otsusin ikkagi alustada väiksema puuriga. Ja umbes 4 aasta pärast saab tehtud. Ei, ma ei jõua. Tuleb ikkagist hankida mingi asi, mis on motoriseeritud. Ja jätkata järgmine kord. Ma nüüd koristan siin ära selle. Aitab. Kõige parem tööriist siin garaažis. See on siis kirve, seebel, haamer. 3 ühes. Väga hea kasulik. Väga hea kasulik käsi ja kellegi jõud üle käinud, saad käskilt kokku keevitatud.